Võib-olla siis alustame, tere tulemast Tiina Ojaste stuudiosse, kus perenaine on meid lahkesti kostitamas juba kohviga ja meil on olnud pikk traditsioon juba raamide aegadest, et siin võtmes kord meil on 6 aastad raamid või? Vist küll, jah. Mul on lugemine segamine. Mul on lugemine juba segamine. Vahet ei ole. Et ühesõnaga on olnud ka sellised kella 2 kaunite kunstide filosoofia seminari loengud, mis on ka YouTube'is järelvaadatavad. Ja sel aastal ilmselt meil selliseid ametlikke loenguid väga palju rohkem ei tulegi, võib-olla tuleb, ei tea veel, tähendab see spontaanselt juhtuda. Aga et täna siis Tiina räägib oma sellest avastusest, mis puudutab kivisid, ja võib-olla räägib paar sõna ka siis enda isikust ja enda loomingust ja tegevusest, enda taustast natukene. Tiina Ojaste. Jah. Tegelikult olen ma maalikunstnik ja omal ajal, kuna ma olen Pärnus sündinud ja elasime 25 aastat siis Tartus, kuna ma läksin Tartusse kunstikooli õppima, leidsin sealt omalt elukaaslase, aga mina tahtsin Pärnu kanti tagasi. Siis hakkasime otsima, et kuhu siis sellist suvist pesa nagu endale teha. Kuna siin nüüd naabrid olid tuttavad, siis kutsusid, et aga tulge meile naabriteks, et siin on üks lapike maad müüa. Siin on peaaegu meil nüüd 10 hektarit maad, see oli endine maha jäetud karjäär. Käisime vaatamas, vaatasime, et okei, punume siis pesa siia ja esialgu oli meil mõte selline suvekodu, eks ju, et suviti käia. Ja nii me ka siis mingi 5-6 aastat käisime edasi-tagasi Tartu vahet, aga nüüd juba 20 aastat oleme siin koha peal ka talvel, sest siin on nii mõnus olla. Aga kivihuvi hakkas sellest, et kui nüüd see endine karjäär, mis oli nõukaajal kaevatud veepiirini, kuna tehnika oli siis kehvem, siis meil oli 2 võimalust, et kas kaevatada sügavamaks ära täita, sest siin oli selline nagu soo, kus oli suviti parmu ja sääse paradiis, et elada siin siis oli võimatu. Ja otsus oli, et kaevame, nii et mees siis õppis paari kuuga kopajuhiks, ostsime ekskavaatori ja hakkas vaikselt otsast nokitsema. Aga tuli siit välja nii liiva kui savi, aga tuli ka kruusa, kus olid siis suured kivid sees, nii väiksemaid kui suuremaid ja nad olid niimoodi erivärvilised ja hästi huvitavad ja siis ma Mihklile ütlesin, et võt kivid korjame hunnikusse, ehk läheb kunagi tarvis. Niimoodi ongi meil igal pool seal metsa ääres, küll siin ja seal pool on hunnikutes siis nii nagu nüüd öeldakse, et maakivid. Nad on kõik erivärvilised, eri suurusega. Mõned on kuni siin 10 tonni suured ja siis on väiksemaid munakaid. Nii ja nii need kivid seisid mingi 10 aastat. Aga siis hakkasin siin kohapealset ajalugu uurima ja naabritega rääkima ja siis tuli välja, et ju avati siin, nüüd kus te Reiu sillast üle sõitsite, seal tehti ju arheoloogilised kaevamised ja leiti sealt ju kiviaja inimese asulakoht. Nii, see oli mul üks selline, väga huvitav. Linnulennult mõne kilomeetri kaugusel ju. Siis, kui me siin maja ehitasime, kõndis järsku siin metsa vahel, siin samas metsateerada, mida mööda nüüd tulid üks meesterahvas ja ütleb, et oi, et mina uurin ka selle kandi ajalugu, et siit teie kinnistult tema arvamuse järgi läks talitee omal ajal, mis tuli siis Tallinnast Soontaga Pärnu, Pärnu Kõpu, Viljandi, Tartu. Ja mis ta ütles huvitav asja, et need omaaegsed taliteed olid sellepärast, et ta oli soode ala, et liikuda sai ainult ju talveti ja reega siis, eks ju, omal ajal kindlasti jala. Et see teedevõrgustik on hästi vana, et jäljed viivad juba isegi kiviaega. No aga muidugi,
Kiviaja küla ju, eks ju, siinsamas. Et noh, loogiline on, et ega see Kiviaja inimene seal ainult ühe koha peale istunud, eks ta ka ümberringi liiklus, et need teedevõrgustikud, mis nüüd see taliteed ja need on hästi vanadest aegadest. No see oli jälle üks kõll, mis mul, eks ju, siis käima hakkas. Hakkasin siis uurima Kiviaja üldse inimeste tegevusi ja jõudsin sellise asjani nagu Tartu Ülikooli humanitaarkunstide valdkond, ajalooarheoloogia instituut, laboratoorse arheoloogia õppetood Andres Kimber, vaated, helid ja maastik, lohukivid Rebala muinsuskaitsealal, eks. Et väga huvitav, hakkasin siis seda lugema ja siin on need lohukivide uurimislugu käsitlused, tuleb välja, et juba aastatuhandeid tagasi inimesed koputasid kive ja kivide koputamise tagajärjel, kuna seda tehti pikaaegselt, on kivides lohud. Ja see ei ole mitte, eks ju, nüüd siis viimase aja trend, vaid siin aastatuhandeid tagasi. No, lugesin selle läbi ja võtsin ikka kätte, helistasin talle kohe, et milliseid kive nad siis koputasid, et mul hunnikutes kivid seisavad, osad on roosad, osad on pudedamad, osad on tugevamad, kui suured need kivid siis olid, sest siin on antud ka, et olid väiksed ja madalad isegi, et millel on lohud sisse koputatud. Andres Kimber ütles, et on erinevaid kive, et kui oli pudedam kivi, et nendelt me võime praegu aimata, et seal lohud olid, et ka neid koputati. Et ei olnud, nagu tema leidis, et ei olnud värvus, ei olnud koostis, ei olnud tugevus, ei olnud nagu selle, mille järgi valiti, et mida koputati. Aga et ikkagi koputati vist heli tekitamiseks, et osad kivid, need ka Rebala omad, et nad ei ole üksikud, vaid nad on asunud teineteisest nüüd nii kaugel, et kui sa ühtegi koputad, siis heli kostab teise kivini. Tegin siis siin ka, selle järgi panime paar kivi siin üles, proovisime ise Mihkliga kõigepealt koputada, ronisime kivihonniku otsa, kas meile siis kive koputama. Võtsime siis mõned välja, panime siia välja ja siis paar aastat tagasi tegin lohukivide loomise tööd, kutsusin siis inimesed kokku, et mis nad siis arvavad, kas meeldib või ei meeldi, lapsed olid väga ängsi täis koputamas. ja aga Andres Kimber, eks ju, see on temal nüüd Aivar Kriiska, eks ju, sama, kes ka siin neid Kiviaja külas väljakaevamist tegi, oli tal juhendaja, lõpptulemusele küsin, miks siis koputati ja siin ka samamoodi järeldust täpselt otsest ei ole nendel, et miks siis koputati. Siis huvitav, kui ma talle veel helistasin, mis ta ütles, et lohukividel, lohud asuvad osadel siin all niimoodi. Ja ütles, et nad katsetasid, et kui koputada, et siis oled väga kummargil. Aga huvitav oli see, et mugav oli koputada, kui sa istusid kivi otsas. Ja siis siia niimoodi brõmm panid või siis kahe jala vahele. Et ei koputatud nii, et kuskil kaugelt niimoodi. Ja. Et oldi järelikult ka siis kiviga kontaktis, eks ju. Aga otse teada ju ei ole siiamaani, et miks siis koputati. Ja alles on Eestis lohukive kuskil, ümmarguselt 1800, neid nagu 1700 kopikatega oli, aga neid kogu aeg avastatakse juurde. Ja siis, mis huvitav veel oli, mis ma lugesin omal ajal, et kui tuli ristiusk, siis neid lasti purustati sellepärast, et see ei olnud nagu, ei sobinud ristiusu kokku. Teine aeg, kus nõukaajal veeti neid ära, kui tehti maaparandus, nii et väga palju on hävinud, alles on jäänud, umbes 1800. Et nii palju siis Eesti lohukividest ja asuvad nad, kus meil siin on, Pärnu kandis tavaliselt ei ole neid olnud. Neid ei ole olnud. Nii et mis meie nüüd siia tegime, et need olid nagu siis, meie tegime nüüd siis ajalugu, eks ju, meil on lohukivid ka olemas. Et kui te siit kaardi pealt, eks ju, vaatate, nad on olnud siin rohkem Põhja-Eestis, Saaremaal, eks ju. Kas see mingil määral ju peegeldab seda asutustihedust tollal, et Pärnu kantis keegi ei elanud tollal? Aga elas küll, kiviajast alates elas. Need on samamoodi kiviajast alates on neid kive koputatud.
aastatuhandeid tagasi. No, Ants, sul on selles mõttes õigus, ma saan aru, et Pärnumaal elati nagu jõgede ääres ja nii, aga tähendab üldiselt soid oli palju, et Põhja-Eestis ütleme on ju 5000 aastat juba kultuurpõllundust. Nad arvavad, et ongi võib-olla põllundusega seotud see kivide koputamise traditsioon. Aga mis pärast, kui ta on põllundusega seotud, eks ju, et meil oli Pärnu kandis võib-olla rohkem oli kalapüük, eks ju, hülged ja selline. Või kui seda võrrelda üldiste arheoloogiliste leiukohtade tihedusega, ma arvan, see käib sellega kokku. Ja. Nii, siis uurisin edasi, see on nüüd Eestis, eks ju, lohukivid. Leidsin ühe huvitava... Lõuna-Eestis on tõesti vähe. Ka vähe, jah. Lõuna-Eesti, kuigi Lõuna-Eestis ikka on ju kultuurikihid olemas. Ja tegelikult see on terve patakas, eks ju, näed, tal on siin vaatevälja analüüs, uurimispiirkonda andmed, lohukivid, uurimislood ja käsitlused, eks ju. Hästi palju on tal lohukivid ja helid. Kohe ka sama arheoakustikast, siin tulebki sellest, eks ju. Nii et ta tegi väga põhjaliku uurimistöö on ära teinud nüüd Eesti lohukivide kohta. Aga et miks neid siis koputati, otseselt kas nad on kuidagi seoses nende hiitega või... Ei leidnud seda, et oleks seost ja ei leidnud ka seda, et oleks nad külade lähedal olnud, kus inimesed elasid. No te võite lugeda, see on terve kivi on seal, kus ta on, et tollal ei saanud seda väga vedada. Tassida ka, jah, et sa tassid ja... Et sellist nagu Egiptuse või Stonehenge'i tehnoloogiad ilmselt siia ei jõudnud, sest selliseid rajadisi No jah, kive oli küll ju, eks ju, meil oli need rändrahm igasuguseid ju küllalt vaid. Nii, aga siis milleni ma jõudsin, et üks huvitava asi on rock art in Tansaania. Näete, lohukive Tansaanias. Ohoo. Nii. Kas on väiksed aukesed, ongi kõik need lohud? Kõik, võite vaadata, see on toksimisest kõik. Ja seal on samamoodi aastatuhandeid on toksitud. Ja vaadake, kui suured augud on. Aga mis sellel kivil on huvitav seal Tansaanias? See kivi nüüd. Kui sa koputad, siis ta heliseb. Ta teeb siuks metallis kõla. Kõll. YouTube'is on ka olemas ja see on nüüd, käiakse lihtsalt üle maailma, eks ju, seda vaatamas. Aga vaata, seal on üks Masai hõimu, eks ju, seal traditsioonilistes riietuses, nad käivad siiamaani seda kivi koputamas. Neil on traditsioon käinud. Mängivad meloodiaid, nagu ma aru sain. Jah. Just. Ja kas nendel on säidenud pärimuses seda miks ka või? Ja, et neile kinkisid selle kivi jumalad, et turgutada enda hinge ja füüsist. Ütleme, ingliskeelsed tekstid, eks ju, et kuidas sa võtad. Nii, sellest mina siis järeldan, et kui nemad toksisid kive selliks, et ergutada oma hinge ja füüsist ja neile kinkisid jumalad, võib-olla on sellel ka seos Eestis kivide koputamisega. Ei oska öelda. Juhul kui peab see seos kuidagi olema väga, väga kaugel tagasi enne kui tahvad lahku läksid. Ja. No me ei tea ju seda, eks ju, jah. See võib ka olla lihtsalt paralleelnähtus, aga kuskil lähemal Euroopas lohukivi? Rootsis on hästi palju, üle 10 000 peaks olema. Samamoodi seal leitakse juurde, aga nii palju, kui mina nüüd kirjandusest olen leidnud, siis väga vähe on neid Soomes, Lätis ja Leedus. Ma ei ole muidugi ka kogu infot läbi kamminud ja kogu aeg ka see info uueneb, aga seal on umbes 3-40 ringis. Rohkem ei ole. Ja kas Rootsis teatakse rohkem sellest otstarbest või mitte? Ei ole jõudnud lugeda. Vaata, teil ongi nüüd võimalus asja edasi arendada. Lihtsalt tekivad eksprompsuksid huvitavad küsimused. Ongi. Väga, vaata ja minul samamoodi tekkisid küsimused, eks ju, kuna ma elan
alal, kus kõndis kivi ja inimene. Ja võib-olla teerada, eks ju, mida mööda ma kõnnin iga päev, seda mööda sama trajektoori mööda kõndis kivi ja inimene. Ja kõndis ka inimene, eks ju, kes taliteed kasutas. Ja vot sellest arenes ka minul see huvi välja, ma samamoodi hakkasin esitama küsimusi. Ja need on nüüd, mis mina olen leidnud nagu vastusteks oma küsimustele, aga neid küsimusi on ju tohutult palju veel edasi, eks ju. Ja siis ma hakkasingi uurima, et see lohukivid ja heli. Leidsin ka sellise, et mineviku ühiskonna ja muististe akustiliste aspektide uurimist nimetatakse nii arheoakustikaks kui ka heliarheoloogiaks. See on populaarsus koguv teema, millega on põhiliselt tegelikult viimase 20 aasta jooksul. Nii et varem sellise asjaga heli ja arheoloogiaga nagu kokku miksituna, ei olegi, see on uus uurimissuund, nii et mõtle, kui põnev meil on ju tegelikult, et siin on selles ka. Põhiprobleem on ju see, et helisalvestustehnoloogia on niivõrd noor. Ka veel, jah. Et siis selles heliarheoloogias peab ikka kuidagi väga nagu läbi mõtlemise, analüüsimise lähenema, et kaudselt järeldada, kuidas võis see asi olla, nagu see Stonehenge'is tehtud uurimus, mis meil ka siin jutus läbi. See on mul siin olemas, ma näitan teile seda. Aga ma rääkisin Ene-Maris Tali, kes käis, mis ta eesnimi on, ei tule meelde, Küüne, kes on, vaata Tallinna Lauluväljakul on ka need betoonist helikambrid. Ja see on see heli, mis selle nimi oli, ma ei mäleta, aga ma tean, et see oli seda tegi üks saksa helikunstnik. Küüne on ta perekonnimi, mul eesnimi meelde. Küüne kirjutatud. Jah, ma olen temaga kokku puutunud. Et tollal oli see festival, et Tune City oli selle festivali nimi. Minu endine juht, uusmeedia juht, John Grisnik, kes elab, kes on ameeriklane, elab juba, ma ei tea, vaat need hääldused on nüüd. Ja, tema hääldab ennast Grisnikiks. Muidu see on, tundus nagu suge Horvaatia loogika nimi, mis on meil oli või selle slaavi järgi peaks olla. Ta lihtsalt on aru saanud, et mitte keegi seda Grisnik, selles mõttes nagu ameeriklased võõrapäraste nimedega, nad ka need Itaalia nimed hääldatakse väga huvitavalt Ameerikas ja ma siis lihtsalt hääldan nii, nagu nad ennast ise hääldavad. Ja John tollal, see oli see teema nagu heliarhitektuur, mida tollal oli täiesti tundmatu. Nüüd 10-15 aastat hiljem on arhitektid ise näiteks minu poole tulnud ja on öelnud, me tunneme selle teema vastu huvi ja me oleme iga aasta mingi workshopi teinud välisalvestustega, analüüsidega, isegi kompositsioonidega ja ka tegelikult see Tune City oli see esimene ja see kunstnik, tal oli see idee ja siis oli see üks ehitusfirma, kes oli nõus seda ehitama. Ja betoon, see on Eesti betoonehitus ja Nobe. Ja siis nad ehitasid seda valmis idee oli see, et see õhuruum, mis sinna jääb, on täpselt välja rehkendanud selle sageduse resonantsi ja kui sa sinna käid ja plaksutad, siis peaks tekib samamoodi see resonants. See on nagu üks oktav seal kromaatiliselt teoreetiliselt peaksid selle pilliga mängima, et kui täpselt ta nagu reageerib, ma ei mäleta, et peab ikka suht täpselt kuulama, aga see on võimalik seda kuulata ja ma olen ka kuulnud, et mõned koorid läksid sinna alla laulu laulma ja neile väga meeldis. No vot, aga see nüüd see arheoakustik, see arhitekt, eks ju, ja skulptor, kuidas ta ennast nimetab, et Ene-Maris Talid on Eesti televisiooniga, nad käisid kuna siis Nordic Betoon oli vist
no võin selle firma nime nüüd, aga no Eesti betooniehitajad tegid Jaapanisse selle, ta käis Jaapanis, siis Ene-Maris Tali tegi, vaata kui oli teles nüüd siis saade betoonehitistest ja siis ta tegi ka Jaapanis, eks ju, nüüd seesama see Küühne või kuidas ta perega nime hääldatakse. Temaga oli Ene-Maris rääkinud ja Ene-Maris ütleb, et kuule, tead, mis ma kuulsin, et väga huvitav, et rääkis seda, et nüüd need arheokustikud on avastanud ka seda, et koopajoonised, kus on koobastes, et koobaste need käigud, neid on ju väga palju, need on süsteem, aga et koopajoonised on tehtud sellesse koopasse, kus tekib akustiline helivõimendusefekt. Et see avastati ka vist niimoodi, et leiti, et seina peal on väiksed lohud või augud, et no tagant tavaliselt kivi peale, eks ju, auk tekib, et siis pidi sinna koputatama ja siis selle järgi nüüd arheokustika, näed, vaata, ta ongi ainult, noh, siin on ka kirjas, et 20 aastat tagasi, eks ju, hakati seda uurima seoseid heli ja arheoloogia. Nii, Chromaticum on selle installatsioon, selle installatsioon. Ja nüüd nad tegid Jaapanisse ka. Ja siis, et juba, no need koopajoonised, eks ju, mis seal ütleme nüüd Prantsusmaa koobas, need on ju mingi 40 000 aastat tagasi. Et ju siis inimene juba siis tabas ära ja tekitas heli. Aga miks, eks ju, mida ta sellega nüüd siis teha tahtis või mõjutada või keda või mida või lusti pärast, noh, seda ka ju ei teata. Siis vist ta ütles veel Ene-Maris, et Lukas Küün, no vot. Enne kui ma lahti tegin, tuli mul niimoodi meelde. Ja et ka Karjala kaljujoonised ja samas näed, siin on ka kirjas, et Rootsis ka mitmed Rootsi kaljunused tehti valju looduslika heliga kohtadesse, kui näiteks jõestike äärde. Et sama pidi olema, et ka need, mis meil kõige lähemad, eks ju, need Karjala kaljujoonised, et huvitav pidigi olema, et noh, nagu algavad järsult peale, terve rida on, eks ju, neid kaljujooniseid, noh, need on ju samamoodi kivi sisse toksitud, vaata need luigekujud ja mis seal on ja inimesed peavad jahti ja et aga nad lõpevad väga nagu järsult ära, et võiks, noh, loogiline oleks seal tirts, läheks ju asju edasi, aga ei, aga arvastaski need arheokustikud, et samamoodi kaljujoonised on selles kohas, kus tekib akustiline efekt või helivõimendusefekt. Järelikult ka siis, noh, minu mõte on see, et võib-olla need kujud on sellepärast toksitud, et noh, mina kunstnikuna arendan edasi, et noh, igav oli nii auku toksida, eks ju, et no teeme siis mingi luigekuju või mees peab jahti, aga toksimise põhjus oli võib-olla hoopis heli, kuna nad on selles kohas, kus helivõimendus tekib. Või siis niimoodi, et nad ikkagi tahtsid näiteks teha pilti, aga hakkasid ju kuulma lihtsalt, ta ei saa kõrvu kinni panna ja siis muudkui ja see tekkis siis tuleb sükene nagu interdistsiplinaarne, et ongi korraga, noh, nagu selline. No me ei tea seda, aga nii on ja see on kivisse raiutud, eks ju, ja selle nüüd on siis avastatud, eks ju, see, et selles mõttes huvitav küsimus on, kas siis inimeste kuulmisvõimed olid samasugused juba kivi ajal? Muidugi. Isegi üks psühholoog ütles väga kenasti, et tegelikult inimaju pole muutunud alates kiviajast. Või noh, meie psüühika või selline, et tegelikult. Et ma ise arvan seda ka, aga ma... Et aistmine kõik sinna kaasa, ka see, kuidas on midagi, noh. Et ma tean ainult see, et nagu psühhoakustikas öeldakse see, et miks meil on nagu võime nagu eristada, kust kohast heli tuleb, kas eest ja taga vasakult paremad ja see on üsnagi täpselt saame seda isegi teha. See on ju see, et kui sa oled nagu loodusest ja kuskil on mingisugune ohtlik loom, et saad kohe kuuled, saad kohe reageerida. Ja neil oli võib-olla isegi teravam see kuulmine. Ma arvatavasti see on olemas olnud juba miljoneid aastaid. Sellest saame... Lihtsalt selle nautimine ja sellega hakata nagu mängima ja katsetama. Ise ka, kui sa lähed vaiksisse keskma. Inimesed olid ikkagi nagu loomad, ma arvan, koerad nagu tajuvad. Jaa, täpselt, hakkab mingid asja kuulma.
veel huvitav, mis ma siin lugesin, et mida nagu Eestis ei olnud, et Eestis on, eks ju, need lohukivid, lihtsalt kivi, aga näed, Skandinaavias on lohkepeetud heli tegemise tagajärjeks, kusjuures paljud sealsed litofonid ehk väiksemad kivid või kiviliistakud on erinevalt Eesti lohukividest tõstetatud väiksemate kivide peale, et parandada nende kõlavust. Eestis seda jälle ei ole. Et on ka erinevad, eks ju, vaata, kui ma ütlesin, et Soomes on või Rootsis on neid, eks ju, tuhandeid ja pea 20 000, eks ju, neid lohukive, aga osad on nagu litofonid siis, et teise kivi peale tõstetud, eks ju. Eestis seda jälle ei ole. Seda litofoni teema oli minu meelest Jaapanis mingisugune teema. Ja neid on, ma vaatasin hästi palju, riputatakse, eks ju, ja pannakse teise kivi peale. Aga need on sellised liistakud, rohkem ma vaatasin, aga meil on kivid, eks ju, mis on omal ajal Soomest, Rootsist liustikuga toodud, eks ju. Ja näed, sinu metoodika, et nohkude tegemine, see on pikad jutud siin, eks ju. Erinevaid kive, siis ma küsisin ka, et millega siis koputati või kui suure kiviga, võeti siis kamakas, selles Andres Kimberli, ma helistasin talle, et ma tahan teha seda lohukivide loomise töötuba, et kuidas me siis teeme, et kas lasen väikse kivi sinna kivi peale kogu aeg ühe koha peale või võtan suure kamaka, kätte panen põrraka, paar pauku, eks ju, on lookses. Aga siis ta ütles, et arvatavasti ikkagi tehti biopesa suuruse kiviga ja otsiti selline kivi, mis ei lähe katki, vaata kivid on ju ka erinevad, eks ju. Et kas on näiteks lohkude sees leitud ka need vastaskivide jäänused? Vot seda siin ma ei ole leidnud. On, ta väga põhjalikult. Ma vaatasin, Toksimäe kivis oli kvartsiidist kivi, ta arvab, jah. Ta isegi tegi seal katseid, ühesõnaga mingite kividega, tähendab ta mõõtis kaugusi, see töö on põhjalik. Ja kaua nad, hästi põhjalik, seda ja kuna ta on arheoloog, tähendab ta on otsinud, ma lugesin sealt, seal on just nimelt nende löömise nagu löögi enda, nii-öelda nende kivide tükid on seal. Eksperimentaalne. Mis on puruks läinud, et nad arvavad, et need on sellest, jah. Ja selle järgi ta ütleski mulle, et ikkagi, et need kivid olid nii suured, et pihkuma, siis ta veel ütles seda, et kui kivi nagu ära kulus või väikseks jäid, siis ta on nagu kõrvale visatud. Arheoloogi, kuna ta on arheoloogias, ta on need tükid sealt leidnud. Need on konkreetsed faktid. Aga kas need kopsimiskivid on seal kõrval leitud? Ja. Tükid on mis aastast see töö? No Tansaania need tüübid on neil ka. Paras, sükene ja see on internetis olemas terve pasapasaatte lugeda. Ma läksin 2019 läksin seesama maja, Tartusse Jakobi 2 ja ülemal pool õppisin semiootikat. See tüüp, kes juba pani pulgad sinna kivide külge, et saaks juba kahega niimoodi kiiresti mängida. See oli juba virtuoos. Siin on isegi tal kõik, eks, analüüsid, sagedused, hertsid. Te võite lugeda, et see töö on hästi palju ära tehtud, siis need toksimiskivid, eks ju, ja, kuidas, heli osa just. Et see on nii pikk jutt, seda me räägime siin tundide viisi, eks ju. Aga lähme nüüd edasi, et mis ma siis edasi avastasin, eks ju. Eesti lohukivid on, ja siis ma küsisin, et kas toksiti kive, et kas värvel, sest seda siin nagu kirjas ei olnud. Et kas värv oli erinev või tugevus erinev või et mille järgi vali siis toksingi ja siis selle järgi, et ma hakkasin lugema, et arheoakustika, et kas olid need kivid sellised, mis helisesid. Et kui sa toksisid, et nagu sellel nüüd, mis ma näitasin, see Tansaanias. Ütles, et ei, et ta seda nagu ei märganud, et need oleks helisevad kivid olnud, et täiesti tavalised toks kivid. Et nii, siis hakkasin edasi uurima ja leidsin sellise huvitava töö nagu aastast 2020. Sama ka arheoakustikad, need 3. juuni 2020 Journal of Archaeological Science. Samu see arheoakustikad nüüd siis hakkasid tegima Keyworks Acoustics, Stonehenge Prehistoric ja arheoakustika edasi, et leiti see samamoodi, et siin on ka isegi kirjas näed, et siin on isegi selles lohukivide heli arheoakustikast, eks on Stonehenge'i juures olenes heliline kogemus suuresti kuulaja täpsest asukohast, näiteks võimendusid eelkõige rajatise keskosas
mitmed efektid ja madalamad sagedused, mis võisid aidata kaasa transilaadse seisundi tekkimisele. Suurbritannia neoliitilistes ja pronksiaegsetes ka haudades tekivad omapärased resonantsid ja seisvad helilained. Need on teaduslik uuring tehtud. Ja selle järgi, kui ma seda nüüd siis lugesin, siis hakkasin hakkama näpuga järgama, et mis siis Stonehenge'is huvitavat on. Ja leidsin sellise uurimustöö, et ehitati siis makett, eks, laborisse. Ja meie ju praegu näeme neid välimisi suuri kivisid, mis siin on. Aga tegelikult on olnud nad ringi sees teine ring väiksemaid kive, mis nad nimetavad on sinised kivid ja need on toodud kuskil 200 miili kauguselt nüüd Walesist. Ja need on sellised huvitavad kivid, ma lugesin nende kohta ka mujalt, et Walesis seal samas piirkonnas oli kasutatud neid sõja ajal, kui nüüd kirikukellad üles sulatati, et oli tõmmatud need kivid siis kirikutorni ja löödi neid, sest need kivid helisevad. Ja Stonehenge'i, eks ju, siis see sisemine ring ja siin ka vaata, siin oli kirjas see, et keskosas on veel hobuseraua kujuline ja siin on samamoodi need väiksed kivid ja kui siin keskosas nüüd siis koputada, eks ju, neid helisevaid kive, siis võimendasid eelkõige rajatise keskosas mitte efektid ja madalamad sagedused, mis võisid kaasa aidata transilaadse seisundi tekkimisele. Ja siis see on väga huvitav ja siis ma hakkasin, muidu me nagu Mihkliga siin otsisime, niisama koputasime kive ja siis me hakkasime oma tuhandeid kivihunnikutes on meil ju tuhandeid kive, hakkasime mööda neid ronima ja siis koputama ja siis avastasime üks paarkümmend kivi, mis tõesti helisevad ja ühe kivi, mis me leidsime, ongi selline nagu sinine kivi ja see heliseb tõesti nagu metall, me pärast läheme sinna kuulama ja samasugune ka sinine kivi on siis nagu see Stonehenge'is see sisemises ringis. Mis siin veel ka huvitav lugeda oli, siin tekib ka akustiline efekt, näiteks isegi kui sa plaksu lööd seal ringi sees, Stonehenge'i ringi sees, siis see võimendub teatud kohtades tugevamini ja vähemani. Te võite lugeda, eks see on täiesti olemas. Ja võib-olla mul on siit midagi huvitavat veel kahe silma vahele jäänud. Ehitasid nagu väike mudel ja siis ultraheliga katsetati. Ja näed, ja siis nad mõõtsid, näed sinna huvitav oleks nüüd Stonehenge'i välja ehitada originaalsuuruses ja siis see oleks muidu kuskil kas või Eestis, et see oleks Eestis on vaja kogu aeg mingid atraktsiooni. Teeme ära. Siis see kõlab natuke nii, et vanasti oli üks lemmikraamat oli see Umberto Eco Reis hüperreaalsus, siis ta seal hästi palju kritiseerib ja naljatab selle ameeriklaste üle, kuidas nad kõik Euroopa lossid ja asjad on kõik endale sinna üles ehitanud ja siis analüüsib nende, mis nende peas toimub, et miks nad seda teevad. Näed, ja siin on, vaata nad ka mõõtsid, see on teaduslik töö, palju on helidest, millest nagu mina eriti kodus ei ole. See ongi huvitav, kui teie nüüd hakkate seda edasi uurima, arendama. Te jõuate kindlasti võib-olla ka väga põnevate asjadeni. Aga mis mind veel pani imestama see, et Stonehenge on ehitatud nii, nagu ma siit nüüd aru sain, et heli kostab ainult seal sees. Kes on nüüd ringist väljapool, need ei kuule peaaegu mitte midagi. Heli sinna nagu ringist välja ei lähe, et kui kavalalt on siis ta ehitatud omal ajal. Sest kui need kõik kivid need kivid on suhteliselt üksteise lähedal ja vähem kindlasti kesk- või madalad sagedus sealt välja ei lähe, sest need praod on liiga kitsad. Kõrged sagedused ikka pääsevad, see on ikka mida madalam sagedus, seda suurem on lainekuju ja see ei pääse välja. Ei pääse sealt välja, jah. Et väljaspool pidi olema suht vaikne, et need ei kosta. Jah, seda ma usun küll. Vot näed, tark olemas. Et seda võib lugeda ja siis lähmegi ka pärast nüüd kive koputama, eks ju, et mis meie leidsime nüüd Eestis, mis on kivid, mis helisevad, nad on erineva koostisega, erineva värviga, aga nii nagu ma seda lugesin, siis see sinine kivi ja ma arvan ka see, mis meil kõige paremini, et nad on ikkagi vulkaanilist päritolu, et nad on vulkaanilist päritolu, eks ju, siis ragudest üles tulnud, nii et neid helisevaid kiveringi koks, mis ma võtsin Wikipedias, ega seal ka kõik päris tarkus ei ole, aga mujal maailmas on samamoodi neid helisevaid kive
USA-s on mitmes kohas nagu pargid, et sa võid... USA-s oli just hiljuti lugesin unnik, kus kõik, see on juba nii populaarseks läinud, et kõik lähevad sinna kivi kopsima. Siin kopsivad, eks ju, näed. Jah. See ma leidsin mitmes kohas neid, mul on see nüüd, et kus nad käivad. Näed, Pensilvaanias, et kus nad asuvad geoloogiliselt, on toodud. Et need helisevad kivid ei ole mingisugune, et teda ainult mõnes kohas on, aga neid ei ole palju, sest nii nagu ma käisin seal Baikali ääres, siis ma nägin, et Baikali on huvitav see, et omal ajal kivimite kihid, mis olid lapiti, on nüüd püstloodis ju järve ja nad on nagu püsti. Ja seal on samamoodi taikad, nimetatakse neid, kus see nüüd see kuum magmamass on pressinud teiste kihtide vahele omal ajal, eks ju. Ja nad on teise mineraalse koostisega, teise värviga, see on väga huvitavad. Ja need helisevad kivid on ka, nagu mina nüüd lugesin, on nad ikkagi vulkaanilist päritolu. Seal peab olema nagu seda metalli? Ei olegi. Siin on toodud, et nad ei ole leidnud, et oleks nagu rauda või midagi eriselt palju. Aga kas peaks olema suhteliselt ühtlane kristallstruktuur või see? Mis saab liikuda? Siin üks, mis ma lugesin, mul on kuskil see välja ka trükid, ma räägin nüüd peast. See on molekulaarstruktuur. 1965, kuskil on mul siin isegi olemas, aga ma praegu ei leia nii kiiresti. On olemas, et 1965 USA-s keegi teadlane pani nüüd see heliseva kivi ja mitte heliseva kivi lõikas hästi õhukese liistaka ja pani mingi mõõtja vahele, mis on hästi täpselt mõõdav. Ja siis ta avastas selle, et seal ööpäeva jooksul see kivi, mis nüüd helises, paisus, see liistakas. Aga see, mis ei helisenud, ei paisu. Ja siis nad arvavasid, tema järeldus oli see, et nendes kivides, mis helisevad, on pinge säilinud, eks ju, mis oli kunagi seal võib-olla mitme kilomeetri sügavusel sellel magmamassil ja kui ta pressis nüüd ennast teiste kivimite vahel, ta sai ju tohutu pressi. Et nendes on säilinud see pinge. Ja. Et nagu seletus oli, et nagu kitarrikeel, kus ta tõmbad pingule, siis ta teeb sul pin-pin, lased lõdvaks, eks ju, on plönn-plönn. See on nende, täpselt ei tea, aga see on nagu nende arvamus 1965 siis nagu USA-s neid ringil kroksid, mis seal on nüüd need helisevad kivid, et tegid siis laboris uurimistööd. Nad tegid ka samamoodi, uurisid küll mineraalset koostist ja tugevust ja mis seal kõigi. Kas on ka äkki tehtud sellist nagu uuringut, et välja selgitada nende nagu kuidas seda öelda, nendes heliseva nagu nende struktuur ehk sellist asja nagu see Gladni patternid. Et kui asi on see, kui me võtame näiteks metallplaati, paneme ta püsti ja siis laseme siinus heli igasugused sagedused seal läbi ja võtame manna. See on nagu 19. sajandi või varem see juba avastatud, et ja siis vastaval sagedusel tekivad sellised mustrid, nimelt, et kui midagi võngub, siis on ikka mingi koht, mis nagu ei võngu, mis on nagu stabiilne ja need stabiilsed jooned teevad huvitavaid mustreid. Me saame visuaalse graafik, kuidas see kivi võngub. See on väga huvitav. Me oleme just neid katsetusi kevadel ühe tudengiga EKA-s teinud graafikaosakonnas, kes sellest lõpuks mingi graafikaplaate sövitanud. No vaata, aga kividega võib see sama, aga kuna arheokustika või selline asi on üldse nagu uus suund, nagu siin on kirjas, eks ju, paarkümmend aastat tagasi tegelikult. Nüüd juba rohkem, sest see on ka 10 aastat, ütleme 30 aastat, eks ju, tegelikult. Et siin on nii palju huvitavat, mida veel minu arust uurida ja arendada ja edasi mõelda. Kuidas seal need sõlmjooned nagu välja kujunevad? See on sellepärast ka tore niimoodi uurimussuund, et see peaks nagu tavainimestele ka nagu kuidagi kordamine. Ta on nagu selline, sa saad kogeda. Ma ütlen nii palju ära, et inimesed, kes mul nüüd siin käivad, me eelmisest aastast on meil see kiviinstallatsioonide ala on nagu avalik, eks ju. Muidu meil oli kett ees, et ärge tulge meid segama, meie elame siin. Aga kuna nii kui nii inimesed käisid ja siis
nüüd ka tehakse, grupid paluvad, et tulevad vaatama ja siis meil eelmisest aastast siis juunist tegime nagu avalikuks, on ka üleval Visit Estonia, Visit Pärnus, eks, et inimesed võivad tulla vaatama ja meil on ka infotahvlid juures. Ja siis, aga muidugi see infotahvlid lugeda inimestel ei ole nii põnev või huvitav, aga kui ma vaatan, et suurem grupp juba pikemalt seal on, siis ma lähen juurde, tutvustan ja kui ma siis natukene veel juurde räägin ja selgelt, tead, inimesel lähevad silmad põlema päevad, issand kuvid ja mis on põhiline see, issand, need on tavalised kivid, aga kui palju huvitavat ja põnevat ja siis mõni eelistab seal taga, kuule, ma ei saanud 2 päeva magada, 2 ööd, ma hakkasin uurima, issand, kui põnev, aga see ongi põnev. Lähevad inimesed oma koduhuvi kivisid kopsima. Lähevad, paljud ütlevad, oi, kuule, mul on ka seal kivijõnnik, ma lähen koputan, aga neid helisevaid kive on suht vähe, mis meie nüüd, meil on ju hunnikus, eks ju, ma ronin ja kopsin seal ja siis tõstame, kuna meil on tehnika, ekskavaatorlaadu, tõstame välja, eks ju, ja siis teeme, aga nõuka ajal tõsteti kõik need kivid põllu keskele ja. Et vot siis sellise jah, see Stonehenge'i lugu jah, on ka, ma panin vist nüüd valesti selle panen siia. Et ma olen jah hästi palju nüüd siis nii palju kui ikka aega ka selle maalimise kõrvalt on, eks ju, kuna need kivid on endal olemas. Näed, leidsingi helisevad kivid, vaata siin on see 1965 aastal geoloog Richard Vaas Lafayette'i kolledžis mõned kivid oma laborisse testimiseks. Ja siis tema leidiski, et need, mis helisesid, need siis nagu paisusid. Jah, mõõtmist pole. Nii, siis sa rääkisid rauasisaldus, et rauasisaldus ei ole helistamisvõime peamine tegur. Nad uurisid igalt poolt, jah. Nad nimetavad neid elusaid ja surnud või siis helisevate kivid. Sest rauaobjektid on täpselt samamoodi, mõni kõlab, mõni ei kõla. Et see on pigem nagu sisemise struktuuri ja geomeetria küsimus. Ja nii nimetatud, näed, siin ongi elusad või need helisevad kivid näitasid 24 tunni jooksul pärast lõikamist, laienemist või lõõgastumist. Aga kui nad on lõigatud, kas nad enam ei helisenud või helised edasi? Vist mitte. Vaata, seal ongi näiteks see park, eks ju, kus sa saad neid koputama minna, USA-s on väga popp, eks ju, ongi niimoodi, et ainult mingi teatud osa kive heliseb, ülejäänud on tubli. Kõik ei olnud. Kuigi sama koostis on sama, hunnik on sama, aeg on sama, eks ju, millal nad maapinnale tulid. Geomeetria umbes samasugune. Ja, aga mis see on, et ta ei helise? Päris ei olegi jõutud selgusele, jah. Tema leidis, et pinge osades on pinge, osad on siis pinge kaotada. Ühes kivis on kratt sees, teises ei ole. Üks kivi peab 5 ja teine... Üldiselt öeldakse nagu iga võnkuv objekti sees on seisev laine. Paned keele üles, siis seisev laine käib seal edasi-tagasi keele samamoodi õhusambas. Ja ma kujutan ette sellest kivist täpselt samamoodi, et see kivi peab nii sellise konsistents olema, et see helilaine või see impulss saab seal ühest otsast teise edasi-tagasi minna ilma suurema kaota ja et ta saaks resonantsi või erinevate sageduse resonantsi ja kui see resoneerib, kui nii-öelda kadu ei ole, kui see kadu on, siis lihtsalt see impulss läheb soojusenergiaks ja meil ei ole sellest heli. See on juhus juhuse tahes. Ja see kindlasti on seotud selle molekulaarstruktuuri või selle kristallstruktuuri, sest kivi on ju ka, kivi peaks olema kristall või on ta pigem nagu klaas või ma ei tea, kuidas see... Nüüd mul ongi järgmine etapp on ka see, et ma tahan geoloogid siia saada, et uurida, et kus need kivid täpsemalt pärit on, mis nüüd meil helisevad. Et siin on üks joonis, eks ju, mis on nüüd, et nimetatakse juhträndkivid, eks, et need on nüüd, et kuidas Soomest on liustikuga tulnud kivid meile. Jah, jääajal. See on teada, kust need Eesti rändrahnud tulid. Näed, siin on, see on olemas. Muidugi osad on ka tulnud ju Soomest, aga see on nagu, või Rootsist, aga see on nüüd nagu Soomest, eks ju. Ja siis meie asume siin
Pärnu siin lahe servas, eks ju, ja kui hakkad vaatama siin joonise peal, siis siin on nagu kontsentratsioon või äär, kus on hästi erinevates kohtades kive tulnud, sellepärast ongi meie kinnistule või siia on sattunud hästi palju erinevaid kive, no saad aru, mõne koha peal sa vaatad näiteks, kus ma oleksin kuskil siin, eks ju, Narva lähedal, no siin on ainult ühte sorti kivi, on ju, noh saad nagu liustik ainult ühte sorti toonud. No, aga meil on just, et jookseb mingi tee nagu kiirtee sinna kokku. Põhja-Eestis on neid ka päris palju. Aga nad ei ole nii erinevad. Vaat selles ongi asi. Põhja-Eestis on ainult ühte või kahte sorti. Rootsipoolsed ja need ei jõua. Ja, see ongi see huvitav. Läänemaa ja Pärnumaa. Näiteks iga päev ma sõidan rongiga Sauelt Tallinnasse ja seal üks on seal selle Kahumäe kalmistu ja raudtee kõrval. Loomulikult kivid kahjuks on kõik soditud ja siis seal üks väiksem on seal Tondi trammiringi juures on üks väiksem. No mitte, ikka nii. Ja siis ma mäletan, käisime Heliloojate Liiduga seal Pärdi muuseum või see Pärdi keskuses või tollal vist ei olnud veel, aga seal selle Neeme, mis on see lahe, seal on ka üks suur no need on need rändrahnud, need on hästi palju. Aga jah, vaat ma ei ole sellise huvitava koha peal, sellepärast ma vaatasin, meil on nii punaseid, valgeid, kirjud, mustad, hallid, et hästi palju erinevaid. No see on nüüd üks, eks ju, mis Soomest toonud on, nimetatakse juhträndkivid, et nende järgi nad teavad, kuidas need liustikud liikusid. Aga siis teie kivid, kas need olid ennem sinna kuidagi kellegi poolt kokku? No liustikud on toonud. Liustikud, jääajal. Ei ole kuskil keegi neid kokku korjanud? Ei. Nad tulid ikka päris sügavalt. No siit samast nüüd, kui kaevasime sügavamaks seda endist karjääri, siit samast august kõik tulnud, jah. Kruusa seest lihtsalt korjasime kokku. Ühesõnaga Neugrundi Breccia, Läänemere mandelkivi, Läänemere punane kvartsprofüür, porfüür, jah. Läänemere pruun kvartsporfüür. Lase sealt samast vaata sellest. On tegelikult nagu 4 sellist, jah. Aga ütleme, siia on tulnud see... Porfüür on punane. Porfüür on tegelikult, nagu nimetaks natuke, minu kodukandi kiviks. Ma olen Saksamaalt Hallest pärit ja seal on kõik nagu ümberringi porfüür, mis on vulkaaniline kivi. Kõik need mingisugused vanad kõlpagu vist öeldakse, ma ei tea, mis on porfüür. Või ma läksin... Vaata, mul ongi järgmine etapp on mul siia. Ma tahaks panna nende kivide juurde nüüd, mis ka helisevad, eks ju, need kiviinstallatsioonid on, et mis kivist ta on, eks ju. Neid on hästi palju erinevad, eks ju, nagu sa seal loed. Et ma ei oleks mitte, ei ajaks natukene sellist kunstniku juttu, et ilus kivi, aga et ma teaksin ka, et ma natukene koostist ja geoloogilist, eks ju, sellist päritolu ja et see on mul järgmine... Eesti keeles ongi porfüür. Seda võib-olla Eestis väga ei ole. Näita mulle seda pilti, see punane üks mul. Meil on punane. Ja meil on olemas üks tükk. Isegi Saksamaal tehakse raudtee killustiku sellest. Äkki mõni on siis Walesist ka siia rennanud. Et äkki Walesist rendas sinna Rootsi või Soome ja siis kuidagi tuli ringi. No ei tea, vaata see ongi järgmine etapp geoloogidega nüüd koos. Porfüür või porfüüriit, jah. Nii, siis veel üks asi, see on nüüd lohukivid, aga siis ma jõudsin veel ühe huvitava asjani, hakkasin lugema. Kui sa lähed nüüd seda sama kiviaja teed pidi edasi, siis sa leiad. Te sõitsite mööda rattaga. Et kõnnid seda teed mööda ja siis jääb paremat kätt ja mine veel edasi. Näed, siin on nüüd, mis ma ka panin, meil seal silt on nüüd üks, kui te vaatate, siis hästi suur see graniitrahv, mis on ka mingi 10 tonni või selle sisse on nüüd siis auk, eks ju, uuristatud meil. Ja me kutsume seda nüüd
Singing Hõuluga, eks ju, on ta inglise keeles. Kumise jaoks panime, me ei osanud muud moodi panna, eks ju, eestikeelse sõna, aga hakkasin lugema, et selliseid nüüd nišše või kivisse on või kiviseintesse on uuristatud, et need on leitud Malta koovastes ja siis ka keskaegsetes katedraalides Lõuna-Prantsusmaal. Nii, ja mis siis on? Et nagu siit, eks ju, selle pealt ma siis ära tõlkisin, et 6000 aasta vanustes Malta koobastes ja Lõuna-Prantsusmaa katedraalides on kividesse uuristatud inimese peasuurused nišid, mis võimendavad helisid. On tõenäoline, et inimkonna varases ajaloos harrastati ümisemist organismi stimuleerimiseks enam kui tantsimist, laulmist või trummeldamist, trummidel mängimist. Et pane oma pea kivisse uuristatud niši ja ümise erinevatel toonidel. Kuuled kumisevat, sumisevat heli, tähendab see, igal inimesel tekib see heliefekt erikõrgusega heliga, see oleme me nüüd ära katsetanud rahvaga, et kellel kõrgemal, kellel madalamal ja siin üks arst siis, kes ka käis, siis ta selgitas seda, et see oleneb inimese keha massiindeksist ja sellest temaga koostisest, kas tal on nüüd siis rohkem luustik, eks ju, või on rohkem lihaseid või on rohkem vett, eks ju, sellest erinevast keha koostisest ja erinevalt vibreerib, erineva heliga. Ja kiviseinad peegeldavad helilained, suurendavad seeläbi loomuliku resonantsefekti, kui tabad õiget nooti või kõrgust, tunned oma kehas õrne stimuleerivat vibratsiooni. See ei ole minu välja mõeldud, vaid see on... Keha ka vibreerib. Mina võin öelda, ma olen viiulimängija, eks ju. Ja mina olen, kui mul pea hullult valutab, siis ma mängin pilli. Ja jõppe ruttu läheb ära. Jah. Selle ma avastasin noore poisina. Ei päriselt ka. Ma räägin, see... Sul on Bondi juhtivuse kaudu läheb heli otse... Ja see ei ole nüüd siis minu välja mõelda, aga mina lihtsalt, kuna mul on selline hea mees, kes igasuguste minu ideede ja hullustega kaasa tuleb, siis me tarisime selle suure ühe kivirahnu, mis seisis 20 aastat. Tarisime ka sinna installatsioonide pargi keskele ja siis ta võttis ühe abilise ja läks nädal aega ja seal selles kõvas kivis oli siis see auk ja siis me hakkasime... Teil oli siis mingi spetstehnika, et mingi 10 tonniseid kive sama... Spetsiaalse, selleks tellisime suure ekskavaatori õue peale ja siis ta võttis laenutusest igasugused need piigid ja need raiumused, no see oli suur töö ja ma tahtsin, et sellele kivile teise augu veel madalama, et lapsed saavad ka peas, sellest nad loobusid, ei viitsinud enam. Aga igatahes meil on see kivi olemas, aga näete, mujal maailmas on ka parkidesse pandud. See ei ole minu välja mõeldud, et kui nad avastasid, see on samamoodi arheoakustikute nüüd siis avastused ja edasiarendused. Muidugi nüüd siis, nagu siin üks pilt, mis ma panin, tehakse juba betoonist ümisemises kivi, aga minu arust see ei ole see kivi, on ikkagi kivi, kui ikkagi katedraalides ja Malta koobastes olid nad ikka kivis, siis minu arust võiks olema kivis. Aga nüüd me võime siis minna, teoreetiline pool on meil nüüd siis tehtud või tutvustatud. Nüüd on need 10-tonnised kivid. Nüüd me läheme siis, vaatame seda praktikas, et edasiarendust, miks mind huvitab väga ka see, et kuna ma olen nagu kunstnik, ütleme, on avastatud ka seda, et ega seal Stonehenge'i ja neid kive sinna ei veetud niisama nalja pärast ikkagi inimese mõjutamiseks ja positiivses mõttes, eks ju, et vaenlase hävitamiseks seda ei tehtud, siis võeti lihtsalt antikiviga, eks ju, vastu pead, et ju ta ikkagi oli selleks, et ennast positiivselt mõjutada, et minu mõte on ikkagi see, et kui kivide heli kasutada, kuidas ta mõjub loovusele ja loomingulisusele, eks ju, et kas ta mind ka kunstnikuna mõjutab ja kuidas ta mõjutab ja missiline heli mõjutab ja kas ta võib olla muusikasse põimitud või peab ta niisama ainult kivi kopsimise või see ümisemise heli olema. Vaata, edasiarendust minu arust on hästi huvitav ja selle nurga pealt ma ei usu, et eriti uuritud on loomingulisele loovusele, kuidas ta mõjuma hakkab. Et kui me ennast sellega nende kivihelidega, eks ju, mida on aastatuhandeid tehtud, mõjutame, kuidas ta mõjub loomingulisele inimesele, ütleme kas või kirjanikule või luuletajale või sa võid ju tegeleda ükskõik mis, eks ju.
tähendab, see tähenduse andmine, mina ei oska muus mõttes ju kommenteerida, aga seal, kui me seal Beninis käisime ja ütleme natuke nende voodoo praktikatega kokku puutusime, siis lihtsalt selle sinu jutu peale ja nagu edasi mõeldes sellest, et mida see lohukivi üldse võis nagu tähenduslikult tähendada, et mul on lihtsalt kuri kahtlus, et see tegelikult oli ikkagi mingisugusel moel selline, kuidas öelda, spirituaalne tähendus eelkõige. Sest seal ka me olime näiteks ühel, lihtsalt me olime sunnitud, kuna me selle salvestasime, siis meid enne ei lastud üldse sealt salvestama Antsuga, kui ühesõnaga meil tehti ka siis üks voodoo selline kuidas öelda, ennustus. Ühesõnaga, see oli tegelikult nagu ennustusseanss ja see nagu tehniliselt toimus tegelikult niimoodi, et seal visati neid karpe, ühesõnaga mingid merekarbid, mis on kas avatud või suletud. Ja vastavalt sellele, kuidas ta siis nii-öelda antud kontekstis nii-öelda see karpide kogum, kas ta avas või sulges, vastavalt sellele oli seda võimalik tõlgendada. See preester või see puko, tegelikult ta oli nagu ennustaja. Ja selle jutu ajal ta kogu aeg kopsis, neil on seal selline nagu voodoo objekt või selline, nad on selle ehitanud, seal on muidugi nüüd mingid kahelkivid ja nii edasi, et selle materjali nagu üldse ei olnud tähtsust, aga ta kogu aeg kopsis. Tegelikult see nägi välja aga nagu millega ta kopsis siis? Kiviga, jah. Ja see oli kogu aeg selline, et ta nagu kuulatas tegelikult seda vastust. Ja vajutasin on seal isegi nagu ei olnud see niivõrd see heli seal tähtis, mis seal korraks vajutasid, ta jookseb ja siis vajutad kinni. See on nüüd tavaline viisi, aga külmkapis on igasugune. Et mulle nagu tundus, et see isegi mitte see heli, vaid ühesõnaga see oli tegelikult selline nagu kommunikatsioonivahend. Et selle heli kaudu toimus mingi kommunikatsioon ja ühesõnaga tegelikult oli see mida me nüüd usume, eks on, aga see oli nagu see, et see tema oli see mediaator siis tegelikult selle vaimu ja ütleme siis selle olukorra vahel. Aga nüüd loomulikult see ei tähenda seda, et nüüd tingimata saab üks ühele üle kanda nüüd nendele lohukividele, et miks nad täpselt nii olid. Ja selles mõttes ma saan aru, et see arheoloog ei võta ka ju sõna seal selle kohta. Ei, otsest tulemust või nagu vastust ei ole, eks ju. Ja kindlad, et mis see tähendus võis olla üldse. Aga et ühesõnaga jah, et selle Aafrika põhjal ütleme see traditsionaalne kultuur, et neil ikkagi sellist nii-öelda, nad teevad küll nagu kunsti, aga tegelikult ütleme need asjad, mis puudutavad kas või trummide löömist ja laulmist, need on tegelikult ikkagi spirituaalsed tegevused. Need on seotud selle voodoo ehk vaimuga, animistlik. Ja seda enam, kui sa seda Tansaania juttu sealt loed, et need on vanad, millal see inimene sealt Aafrikast tuli, eks need on tegelikult vanad traditsioonid. Et see meie kiviaeg on selles mõttes suhteliselt noor. Ja. Aga inimene on, meil on ju Soomes on need koopad leitud 70 000 aastat vanad, eks on ja nii edasi. Et selles mõttes see inimeste tulek ju on mitu korda käinud ja ütleme see viimane aafriklaste tulek siia, ütleme, me oleme kõik need aafriklased suures osas. Aga põnev maailm, et ma mõtlen just seda, et vaata, milleni on viinud see, kuhu sa satud elama. Minul on arenenud ju, ma ei oleks jõudnud selle kivideni ja lohukivideni ja kogu selle asjadeni, eks ju, kui ma ei oleks otsinud elukohta või ütleme suveks, eks ju, suvekodu kohta Pärnu lähedale ja naabrid olid tuttavad, sattusin siia ja järsku tuli välja, et oi, kuhu ma siis nüüd ennast istutanud olen, eks ju, sinna, kus kivi ja inimene, eks ju, elas ja vaata, kus areneb välja, ja vaata, üks asi on see, et ma ei saa olla ainult, mul on õnnestunud see, et ma ei ole ainult teoreetik, et ma ainult loen, vaid mul on need koha peal kivid olemas. Ma saan kohe, avastan midagi, lähen kivi hunniku otsa, jälle katsetan. Eks meie oleme kunstnikud, selles mõttes me ei tee ainult analüüsi, vaid me sünteesime ja võtame seda oma nagu loomingu algeks. See nagu see Jüri Lotman oli öelnud, et tema hea meelega ei paneks üldse oma artiklitesse neid näiteid, see on see, mis eluliseks teeb, et temal meeldib ikka see puhas teooria, tegelikult on ikka kõige vägevam, aga sellepärast paneb siis neid kirjanduse ja muid näiteid, et inimestel oleks nagu toredam lugeda. Et see ongi, et kuna tema jaoks need näited on niikuinii, aga see ei anna temale endale midagi, et tema naudib seda teooriat, aga jah, vaata, et mina kunstnikuna, kui põnevasse maailma ma sattunud olen.
no lihtsalt, et ma natukene nagu improviseerin, et iseenesest no kui võib-olla tuua keegi tõepoolest selline spirituaalsete võimetega mõni voodoo preester siia. Et no see, mis sa rääkisid, see üks kiviliigutaja sul siin käis ja nii edasi, et ühesõnaga sellised tüübid võivad nagu tunnetuslikult anda uut, jah, just nimelt mingit uut informatsiooni, mida selles mõttes ükski teadlane, ta ei julge nagu, ütleme, kui ta on veel kuskil ülikoolis, ta ei hakka niimoodi spekuleerima, ta saab sealt ülikoolis kinga, eks enne kohe, aga just, et meie ka lihtsalt praegu nagu improviseerime. Nagu Vigalas, et ta sünteesis nendest arheoloogilistest faktidest, sünteesis sellise nagu spekulatiivse religioose nagu ettekujutus, kuidas võis olla, et kui see need raamatud loed, et loomulikult ükski arheoloog ei julgeks sellist asja kirjutada, aga tema kirjutas. Nad alati on ju ajas need asjad niimoodi natuke saab minevikust, isegi kui ütleme seal kõige vanemad kohad, ütleme seal Austraaliaski need aborigeenid, nad ei tea osade kohtade kohta, nad ei oska öelda, neil on natuke, aga neil juba seal ka katkeb, mis siis, et on nagu sama koha peal need inimesed nagu elavad, aga ütleme, siis hakatakse mingi uut moodi näiteks hoopis kasutama. Ja vahepeal on tühimik, eks. Aga ütleme, kui ei ole katkestusi, selles mõttes, et ikkagi praegusel hetkel seal Aafrikas võib ikkagi öelda veel, et hetkel veel ei ole, et seal on olemas selliseid traditsioone, mis lähevad ilmselt 10 000 aastaid tagasi. Et loomulikult on olnud kogu aeg teisenemises, sest seal on umbes 7000 jumalust, mida nad siis teavad. Ja pluss siis on, ütleme, igasugune neid ka kuidagi tekib nagu juurde, et selles mõttes on niisugune elav protsess, et seal tegelikult nagu mingil määral näiteks seda etrooni on neil 4 tükki seal, eks on, ja neid nagu ma saangi aru, et mingisugusel moel genereeritakse. Nad ütlevad täpselt, ja see tuli sealt ja nad teavad, kuigi nad ei pane midagi kirja, aga nad nagu selline ühismälu on neil. Aga ütleme niimoodi, et just, et on olemas ikkagi sellised nagu eriliste võimetega inimesed. Ja võib-olla tõesti, et nende eriliste võimetega inimesed, vaata see üks juhtum, mis sa siin rääkisid, eks, et see oli mõtlema panev. See oli Tuneesiast. Tuneesiast folkloori ansambliga käis. Et mõne sellise tüübi siia toomine võib olla, või tähendada seda, et siin saab mingit sellist informatsiooni, mida me lihtsalt nagu ei näe ega kuule. Et nii, aga suur aitäh Tiinale. Et see oli suurepärane. Et mina jagasin seda, mida mina nüüd tean ja lugenud olen, kas see kõik päris niimoodi on ja niimoodi mõjutab või võib-olla nüüd on ka uuemat informatsiooni peale tulnud, mis mõne asja võib-olla juba kaugemale oskab viia või on ka ümber lükatud, aga see on ma arvan, et need teaduslikud tööd, ega siis näiteks seesama arheoloogiatöö, ega tema, ütleme, kui sa loed selle põhjalikult läbi, tal on kõik seal faktid. Ühesõnaga, kus need kivid asuvad, kui kõrgel nad on, millised on need vaateväljad. Tal on nagu selles mõttes just see, et sa võid hakata neid järeldusi tegema ju, ütleme, pärast seda, aga ta on selle põhjatöö kõik ju ära teinud, eks ole. Ja mingil määral, ütleme, mingisuguse määraga hüpoteesi sinna nii-öelda püstitanud. Faktid ei muutu, võib-olla hüpoteesid võivad muutuda uute informatsioonide põhjal. Ja sest tegelikult ka teadus areneb, eks ju. Nüüd nagu ma kuskilt, mingi nupukene jooksis läbi see Tansaania, eks ju, see kivi, lohukivi, et... Aga mitu neid seal on? Kas need ei, see üks ainuke. Üks ainuke? Keset tühjust. Rohkem ei ole. Ja selle kohta ma kuskilt lugesin nupukest. Kõik muidugi, mis meil praegu igal pool kirjas on, ei pruugi olla õige, aga seda on toksitud 15 000 aastat näiteks. Tähendab, tuleb arvestada nüüd ja tuleb minna tagasi sinna aega, kus see kivi sinna tekkis. Ja tuleks tegelikult võtta koordinaatpunktidena, kus see koht tegelikult see mingi teatud 100 miljoneid aastat tagasi üldse tegelikult oli, et ega ta ei olnud selle koha peal ei olnud. Ei olnud, jah. Nemad ütlevad, et neile tõid, eks ju, jumalad tõid. Ei, muidugi jumalad tõid, aga jumalad tõid selle loomulikult ka kuhugi, ta oli tegelikult geograafilises mõttes täiesti teise koha peal. Ma võin seda uurida, mind huvitas, ma tegin ju selle mingisuguse kaardi, kus Pärnu on liikunud, ütleme see sama koht.
nii et ütleme 350 miljonit aastat tagasi oli Pärnu sellesama koha peal, kus on Grand Popo esine meri. jah, kusjuures ta liikus sinna, ta tuli üle Lõuna-Ameerika kuskilt sealt Vaikse, ütleme, ja nii, et noh, see oli üks mudel, mis on nendel tektooniliste nagu ja ütleme, see on niisugune mudel ja ta tegi seal nagu mingisuguse, ta käis ära korra lõunapoolusel, tuli sealt tagasi ja siis ta liikus niimoodi, et ta oli 500 miljonit aastat tagasi, oli ta seal, kus on umbes Brasiilia, ütleme, sealt liikus nagu üle. noh, ütleme, loomulikult maakera oleks teistmoodi ja need mandrilaamad olid ju erinevad. aga ja siis ta liikus niimoodi poolpõiki läbi Aafrika ja kuskilt sealt Keenia kandist hakkas niimoodi mööda Niilust umbes purjetama kuskile välja, sest ta tegi ühe põike kuskile sinna Jerevani kanti. ja siis ta tuli sealt tagasi, põrkas natukene ja ühesõnaga praegune suund on see, et Pärnu miljoni aasta pärast on umbes seal kohas, kus on Kirde-Eesti kuskil. Ta on umbes seal kuskil juba rändab. No ühesõnaga seal kuskil Põhja-Eesti rannikul. Võib-olla sööte kõhud täis ja siis lähete. Aga kas teeme söögipausi või? Tahate? On teil kõhud tühjad? Tegelikult veel mitte, jah. Kõhud ei ole tühjad, aga me võime pausi küll teha ja võime igatepidi moodi. Võib-olla tõesti teeme väikse pausi vahepeal. Teeme väikse, ma pakun teile suupisteks ühte meie lemmikut asja.